Mops Sitsiilia jalutuskäik tornide väljakul. Mina olen Sitsiilia, mops, kes teab Tallinna tänavaid nagu oma käppa. Ma elan Tallinnas ja tean täpselt, kui perenaine paneb selga pikka mantli ja võtab kaasa oma väikese kotsi, tähendab see üht. Me lähme linna. Hommik oli jahe, aga päikeseline. Me jalutasime mööda kivisid tänavaid, kuni jõudsime tornide väljakule. Mändide ja lillepeenrade vahel paistsid vanad tornid nagu valvurid. Tornide väljak on vana park, mis asub seal, kus kunagi jooksis linnamöör. Praegu on siin lilled, pingid ja mõned kõige paremini säilinud keskaegsed tornid kogu Tallinnas. Mina hakkasin kohe tööle. Turistid liikusid mööda, pildistasid torne ja mind. Ma istusin täpselt nii, et päike langes paremale küljele. Kui juba pildistati, siis pane minu head poolt, mõtlesin. Ja keerutasin pea vasakule. Mõned inimesed peatusid, et mind silitada. Mõned pildistasid ainult mind ja unustasid tornid, nii peabki. Prioriteedid on paigas. Mõned jäid segadusse. Kas see on osa ekskursioonis või kohalik kuulsus? Ma ei hakanud neid parandama. Kui müürid võiksid rääkida, räägiksid nad minust ka. Tornid seisid uhkelt, justkui teaksid, et neile tullakse kaugelt vaatama. Kivid, mille vahel olen kord ammu jalutanud kutsikana, tundsid nüüd veelgi suuremad ja vanemad. Perenaine istus samal ajal kioskohviku terrassil ja jõi oma esimest cappuccinot. Ma teadsin, see on minu võimalus tegutseda. Ühe torni juures kohtasin Mattiast, suurt triiburist kassi, kelle silmad olid sama rohelised kui pargi murulapid. Ta istus müüri peal saba ümber käppade ja vaatas mind. Sa oled uus siin, küsis ta. Olen, aga mul on hea nina ja kiire mõistus. Vastasin, mis uudist? Viimased 3 ööd olen kuulnud metalli samme tornis, klõps ja siis vaikus. Ta rääkis aeglaselt nagu keegi, kes on palju näinud ja kellel pole kuhugi kiiret. See ei ole tuul ega inimesed, midagi liigub. Ma tõusin mööda kivitreppi ühe torni juurde. Sammud kajasid vastu mööre, klõnk. Ei. See ei olnud minu sammude kaja. Heli tuli seest poolt. Mis need helid on, küsisin. Öösiti käivad siin. Tundub nagu keskaegne rüütel, kes valvab oma territooriumi. Ta viipas sabaga ühe vanema torni poole. Uuri, kui julged. Ma hilisin mööda kivitrepet üles. Treppi lõpus vana aknaava raudraamiga. Just sealt tuligi see heli. Klõnks. Šah! Hall tuvi puges sisse, nokka vahel publik. Kuldpruun, terve ja ilmselgelt väärtuslik. Tornis oli terve tuvide laohoone, väike riiul, oksaragudest, paar sulepadi ja nüüd publik keskel nagu auhind. See on meie strateegiline vara, ütles vanem tuvi, märgates mu pilku. Aga varud on ainult üks publik. Ma oleksin võinud sel hetkel selle viia ja peita oma padja alla. Aga mõistsin, et tuvide rahu sõltub sellest ühest publikust. Nii et jooksin tagasi kohvi kiosk terrassile, kus perenaine jõi cappuccinot ja sõi pirukot viineriga. Vahtisin teda kõige veenma pilguga, mida üks mops oskab. Ta ohkas ja murdis pirukot tükki. Kui teen jooksuga pirukot tornide tuvede juurde, rahu ja kõht täis,
see on parim strateegia, ütlesin mina. Tuvid sahistasid rahulolevalt tiibu. Mattiase hääl kostas kaugelt. Nii et ei olnudki kummituslik rüütel? Ei, see oli strateegilise vara kogemise projekt, vastasin. Ja mina arvasin, et sina kogud ainult fotot ja pai, mõigas Mattias. Tänane hommik oli lahendatud juhtumiga. Kas sa teadsid? Tornide väljak on Tallinna vanalinna park, kus seisavad vanad kaitsetornid. Siin oli kunagi osa linna müürist, mis valvas linna sissepääsu. Praegu on see rahulik park, kus kevadel õitsevad tulbid ja suvel roosid. Mõned tornid on üle 500 aasta vanad. Ja kui hästi otsida, võib siit leida ka mopsi nimega Setsõilja, kes valvab rahu ja publiku varusid. Ja mina valvan, et keegi liiga palju piraguid ei sööks. See oli Mattiase kommentaar.